Põhimõtteliselt võib öelda, et iga inimese jaoks eksisteerib siis töö juures kahte liiki motivatsiooni. Üks on sellest rahaga seotud ja mida rohkem meil seda on, seda õnnelikumad ja mugavamat elu me elame. Aga teiselt poolt alati on seal kõrval ka nii-öelda mitterahaline pool ja nad siis jooksevad umbes sellise kõverana ülesse, et raha algul igasugune lisanduv euro mõjutab päris palju meie motivatsiooni, aga rahaga on see häda, et meil toimub selline sensoorne kohanemine ja sellesama summa lisandumisel selle mõju meie motivatsioonile kogu aeg langeb. Mistõttu spetsialistid ütlevadki, et kõrval alati on nii-öelda mitterahaline motivatsioon, mis eelkõige avaldub juhtimiskultuuris. Et miks ma ka alguses palusin 2 märksõna kirja panna. Tegelikult need märksõnad teatud mõttes määratlevad sinu jaoks ka selle töökoha vähemalt osaliselt selle motiveerituse. Et kuidas sa tajud, kuidas moodi seda organisatsiooni juhitakse. Ja siin keskel öeldakse, on Herzbergi hügieenipunkt, mis siis tähendaks justkui teooria järgi seda, et üle selle punkti inimene ei mõtle enam nii palju raha peale, alla selle ta mõtleb rohkem raha peale, aga mu enda kogemus näitab, et ilmselgelt, kui sa oled allpool seda punkti, su palk on ühiskonnas pigem madalamas grupis ja sul on veel psühhopaadist juht ka peale kõige, no siis see ei ole nagu kõige parem kombinatsioon. Aga kui sul on vähemalt okei, palk ei ole võib-olla see, mis sind peamiselt siin käivitab, aga sul on väga inspireeriv, positiivne, motiveeriv juht, siis see võib-olla muudab selle olukorra täitsa talutavaks. Ja samamoodi vastupidi, kui sul on väga-väga kõrge palk ja sa lähed kuhugi tööle ja sul on kergelt selline kontrolli vahistav ja ülbe juht, siis kaua sa kannatad seda. Sa pigem võib-olla tuled natukene rahas alla, aga sa ei tahaks võib-olla seda 8 tundi päevas iga päev veeta sellise juhiga.